Tere! Siin videos me kordame üle muutuja ja selle kordamise eesmärk on just see, et järgmises videos lahendada ära väike ülesanne. Ja see ülesanne on kirjutada kood, mis võtab sisendiks muutujana stringi ja väljastab tõene, kui stringi esimene täht on täishäälik. Nüüd, aga vaatame siis praegu muutujat. Muutuja on Pythonis ja programmeerimises üldse sihuke keskne mõiste, et temas saab hoida väärtust ja seda väärtust saab muuta. Ja samal ajal me võime ülejäänud koodis ikkagi siis sellele muutujale viidata kui lihtsalt selle muutuja nimega, mitte kui tema väärtuse nimega. See võis praegu natuke keeruline olla, aga teeme mõned näited, et oleks aru saada, kuidas see siis töötab. Näiteks toome muutuja nimega minu vanus. Lihtsalt tähelepanu, et ma kasutasin siin tühiku asemel alla kriipsu, kuna muutuja nime sees ei tohi tühikud olla. Nüüd selleks, et muutujat defineerida, siis muutuja nimi ehk minu vanus võrdub. Ühekordne võrdusmärk tähendabki Pythoni sees muutuja loomist. Ja kirjutame siia numbri 31. Nüüd, kui ma tahan seda muutujat kätte saada, siis ma lihtsalt kirjutan selle muutuja siia, enter, ja ta printib mulle välja minu vanuse väärtuse. Aga mis on muutuja eripära? Või mille poolest muutuja erineb sellest numbrist 31? On just see, et minu vanus iga aasta kasvab ühe võrra, aga minu vanus viitab ikkagi alati minu vanusele. Ehk siis, kui ma saan aasta vanemaks, siis viitab minu vanus, siis on minu vanus 32. Kui keegi ütleb minu vanus, siis ta saab aru, et see on 32 nüüd. Mitte ta ei mõtle, et see on ikkagi 31. Ja samamoodi see töötab ka siis koodi sees. Et kui ma saan ühe aasta vanemaks, siis ma võin enda selle minu vanuse ümber defineerida niimoodi, et minu vanus nüüd on võrdne minu vanus pluss 1. Nii, kirjutame selle ära, kontrollime, tõepoolest, see on ühe võrra kasvanud. Ja niimoodi saab siis seda näiteks enda vanuse muutujat ühe võrra muuta, suurendada. Sama hästi võib ka vähendada, kui ütleme, et vanus küll ei kahane, aga mõnikord mõne muutuja väärtus võib kahaneda. Okei, see vanuse näide on üks variant, kuidas siis näiteks seda minu vanust suhtuda. Kuidas muutujatest aru saada. Aga toome teise näite ja toome selle teise näite siin faili sees. Näiteks Eesti peaminister on igal ajahetkel alati ainult üks konkreetne inimene. Ja ütleme näiteks, et alustame hetkest, kus peaministri väärtus, et muutuja, mille nimi on peaminister, tema väärtus on Andrus Ansip. No, et asi huvitav oleks, siis prindime midagi välja. Kirjutame siis siia selle muutuja nime, mitte Andrus Ansipi nime, vaid selle muutuja enda nime. Kirjutame siia selle muutuja nime, prindime välja selle muutuja nime. Ühe korra teeme testimiseks selle läbi, salvestame, käivitame ja Python prindib meile Andrus Ansip välja. Aga nüüd, et oleks huvitavam, siis poliitikud ja riigitegelased ikka arvavad, et peaminister on väga tark mees. Prindime selle nüüd välja, salvestame, käivitame. Ja tõepoolest,
kood prindib meile välja, et Andrus Ansip on väga tark mees. Aga nüüd ütleme, et kui see meie kood on siis sihuke mingi tubli riigitegelane, keegi kantsler või keegi on ju, kes sihukest asja ütleks, siis kui ühel hetkel enam ei ole peaminister Andrus Ansip, vaid on Taavi Rõivas näiteks, salvestame selle ära, käivitame selle koodi, siis nüüd sõna peaminister, või tähendab muutuja peaminister, kus tema väärtus on Taavi Rõivas, siis loomulikult, kui me prindime välja peaminister on väga tark mees, siis tuleb välja, et Taavi Rõivas on väga tark mees. Ehk siis koodi seisukohalt see muutuja väärtus ei oma sihukest nagu sisulist tähtsust. Kood ikkagi pöördub alati selle muutuja väärtuse poole, vahet pole, mis ta siis parasjagu on. Ja kui aeg läheb veel edasi, siis saab peaministriks Jüri Ratas ja kood ikkagi prindib meile välja, et peaminister on väga tark mees. Sõltumata siis sellest, et kas peaministri väärtus on Andrus Ansip, Taavi Rõivas, Jüri Ratas või hoopis keegi muu. Ehk siis see on jälle sihuke näide muutuja kasutamisest.